Tšau sõbrad! Meil Aleksander magab, nii et me tahaksime tänaseks videoks teha siis video, kus me räägime sellest, et kui palju läks maksma meie reis tee peal, ehk siis ajaliselt 3. oktoobrist kuni 17. novembrini, kuni me jõudsime Hispaaniasse. Nii, me oleme siis jaotunud meie kulutused erinevatesse kategooriatesse ja nendest kõige suurem on loomulikult, nagu arvata võib, kütus. Kütuse peale me kulutasime 915 €, aga arvestades seda, et me sõitsime ligemale 10 000 kilomeetrit, siis meie keskmine kütusekulu sellise suure bussiga tuli nõksa üle 8 liitri sajale. Nii et tegelikult on see isegi on väga hästi. Ja me mitte ainult ei sõitnud, me hoidsime seda töös, et kütta, me hoidsime seda töös, et akusid laadida ja see ei ole ainult sõidu pealt. Huvitav fakt, kõige kallim kütus tee peal olles oli Creta. Ja 1,4 millegagi oli diisel ja kõige odavam koht oli Makedoonia, 82 senti. Ja, sinna võiks täitsa elama minna. Nii, toidupoe peale. Meil hetkel elades koha peal ka Pärnus, ka siin Hispaanias on suhteliselt sama toidukorvi hind, mis tähendab seda, et meil kulub kuus kokku umbes 200, natukese rohkem kui 200 €. Siis tee peal, see toidukorv meil 46 päeva peale oli 416 €, mis oli natuke kallim sellepärast, et tee peal tõesti, hoolimata sellest, et me üritasime leida suhteliselt normaalse hinnaga toidupoode, siis ikkagi toit oli jällegi väga paljudes riikides väga palju kallim. Aga jaa, nii kui me ületasime siis Hispaania piiri ja oma esimesse Mercadonasse läksime, siis toidupoe arved langesid. Ja siis sinna juurde on meil väljas söömine, mida me tegelikult väga palju ei teinud. Mul tuleb ainult üks mingi falafeli koht meelde Makedoonias ja paar pitsa ostu. No Kreetal Karli aga sai seda natuke rohkem tehtud. Aga jah, sest seal oli põhjust tähistada ja äge oli ja vinge oli ja nii edasi. Et see oli täiesti, ma ei jätaks ära ühtegi. Ja meil oli ainult üks McDonaldsi peatus. Ei, 2, sorry. Kaks terve reisi jooksul. Järgmine suurem kategooria on siis teemaks / parkimine. Me küll üritasime võimalikult palju vältida kiirteid, maksulisi kiirteid, aga osades kohtades see lihtsalt oli nagu, ei olnud teist varianti, kui minna kiirtee peale. Aga teemaksudele ja parkimisele kuulus meil kokku 165 € ja seal sees on ka siis 2 väikest maksu politseile, millest meil on oma videod juba sellest. Need kohad, kus me maksime teemaksu, ma ei oleks neid maksmata jätnud, sellepärast, et need olid väga olulised nagu ajalises võidus meile. Ja see on jälle erinev, et Kreekas oli siis meie buss, kuna ta on natukene kõrgem teistest, siis ta on järgmise kategooria auto. Ehk siis sõiduautoga sa maksad võib-olla 4 € läbi sõites, aga buss on 9 €. Ehk siis see summa kasvab väga kiiresti sellise kõrge autoga sõites. Natuke madalam, nagu 20 senti madalam van ja juba on oluliselt väiksem see summa. 20 senti on täpselt minu pea. Järgmiseks on meil majutus, mille peale me uhkesti võime öelda, et me oleme majutuse peale ühe korra, 2 korterit, ei ühe. Tee peal oli üks. Ühe korteri eest maksnud ja selle me maksime selle nimel, et me saaksime jälle oma armsate sugulastega koos aega veeta ja jälle täiesti worth it. Selle peale meil läks 42 €. Enne reisi me tegime selle eelarve ja siis ma kirjutasin ilusti, et majutus, kaldkriips, karavaniparklad, aga jah, tuleb välja, et me ei ole eriti selle peale kulutanud, nii et ma arvan, et me ei ole ühtegi korda olnud karavaniparklas maksutöö eest. Et tänasel päeval võib Airbnb või Bookingu kaudu leida sama raha eest omaette korteri, kui sa maksad karavaniparklas. Nii ja järgmine kuluartikkel ongi siis vesi ja gaas, millest suurem osa on siis gaasi peale, kuna me kasutame toidu tegemiseks sellist väikest selline matkagrill ja ta toimib selliste pudelitega. Et need on
keskeltläbi 2 eurot tükk. Ja no kõik Kreetal oli kallim, aga nüüd põhimõtteliselt on 2-3 euro vahel tüki hind ja sellest jätkub meile kuskil mitte üle 3 päeva. Nii, mis meie järgmine kuluartikkel on? Lapspuu särdab. Tegevused. Me arvasime ka, et sinna tuleb väga palju erinevaid kulutusi, aga nagu me ei seisa väljas söömise eest, siis me ei seisa ka asjade eest või siis tegevuste eest, kus peab maksma palju raha. Et jah, me sisuliselt oli see 50 eurot tuleb... Jah, ühesõnaga see kulu kokku oli 50 eurot. Sa ei öelnud seda numbrit? Sina ei öelnud. Mina ei öelnud. Millest pool oli siis ATV-dega sõitmine Kreetal ja siis Vatikani sissepääs, Horvaatias Krka rahvuspargi sissepääs, ühesõnaga. Suur aitäh Katrinile, kes viitsis minuga jännata ja öelda mulle, kuidas me pääseme Vatikani sisse, sest ilma Katrinita me poleks tõenäoliselt Vatikanis sees mitte kunagi käinud. Nii, Maitorn. No. Siis meil on üks suur grupp nimega Muu, mille peale meil kulus kokku ligemale 400 eurot. Sellest 300 eurot on praamipiletid Kreetale, aga kõik ülejäänud sellele 300 lisaks. Kõik pisemad remonditööd, kui me ostsime silikooni, siis on seal ühistranspordipiletid, metroopiletid, mis veel seal oli? Kreetal me ostsime selle SIM-kaardi ja kõik siuksed, nagu ikka, neid asju koguneb, mida ei oska liigitada mitte kuskile muusse kategooriasse, nii et nii kui sa võtad selle praamipileti ära 300, siis tegelikult jääb järgi ainult 100 eurot, mis on jällegi ülivähe minu meelest. Nii et trummipõrin. Oota, ongi vä? Mis see kõik kokku tegi? Sa panid ikka trummipõrina siia sisse, on ju? Kui ma leian midagi. Meil kulus, ühesõnaga, 10 000 kilomeetrit vanniga, mis on 20 centimeetrit liiga kõrge, 6 nädalat, 17 riiki. Jah, that's it. Ja see summa on 2180 eurot. Kui Eero ütles mulle selle summa, siis ma veits olin nagu mingi, et veits kallis. Aga ei, see ei ole. Jälle, sa võtad, et 1000 sellest on kütus, 300 sellest on praamipilet, siis need muud kulutused seal juures. Kui ma mõtlen seda niimoodi, et kuidas reisid või palju reisid tavaliselt maksavad 3-liikmelisele perele, siis täielik win. Täielik win. Me oleme natukene teises situatsioonis, et kindlasti ei saa iga inimene võtta 6 nädalat vabaks. Aga et meie tahamegi seda näidata, et nii palju võimalusi on ja need üldse ei ole nii kallid, kui inimesed arvata võiksid. Ja kindlasti selline reisimine ei olegi kõigi jaoks. Jaa, kindlasti mitte. Kindlasti mitte. Et meie puhul me nagu hüppasime kohe tundmatusse ja nagu nii-öelda täispanga peale läksime. Jaa, et me ei olnud kunagi isegi üheski... Jah, me ei olnud rentinud varem autoelamut, me ei olnud proovinud kunagi elada ja me isegi ei ööbinud selles vannis enne ära minemist. Jah, mida Eero täitsa paar ööd kodus lunis enne, kui me tulime tee peale, aga väga ei tahtnud oktoobri alguses. Tasub proovida enne, kui selline suur samm ette võtta. Jaa, meie bussis saab alati suvel ööbida. Wink. Ma tegin samal ajal, kui see wink. Ja see oligi kõik tänaseks. Andke meile teada, kuidas teile meeldis, jagage sõpradega, kirjutage kommentaare, meile alati meeldib neid lugeda ja meil väike mõte on, et me teeme järgmise video siin koha peal elamisest. Kas teid huvitab, kui palju läheb maksma 1 kuu elades koha peal? Hispaanias. Väga tore. Meil on siin laps magab ja näost punane ja ilus pühapäev. Nii et mõnsa. -6 vist oli Tallinnas või? Täna me tulevad. Aga head pühapäeva.
tšau!